Hea vaataja, soovin sulle õnnistatud pühapäeva ja uut nädalat. Elus on aegu, kus on vaja teha suuri otsuseid, et eesmärgile jõuda. Kuid alati on ka ebalevaid vastuargumente. Mis siis teha? Tänane evangeelium kõneleb meile ühest sellisest olukorrast, Jeesuse ja jüngrite elus. Sellest räägib evangelist Lukas oma evangeeliumi 9. peatükis 51. kuni 62. salmini. Kuulakem. Aga see sündis, kui Jeesuse ülesvõtmispäevad olid lähenemas, et ta hakkas minema Jeruusalemma poole. Ja Jeesus läkitas eneseele käskjalgu. Need läksid teele ja tulid ühte samaarlaste külla, et talle öömaja valmistada. Aga külarahvas ei võtnud teda vastu, sest ta oli minemas Jeruusalemma poole. Seda nähes jüngrid Jaakobus ja Johannes ütlesid, issand, kas sa tahad, et me käsime tulel taevast alla tulla ja nad ära hävitada. Temaga pöördus ümber ja sõitles neid ja nad läksid teise külla. Ja kui nad olid teel minemas, ütles keegi Jeesusele, ma tahan sulle järgneda, kuhu sa iganes läheksid. Ja Jeesus ütles talle, rebastel on urud ja taevalindudel pesad, aga inimese pojal ei ole, kuhu ta oma pea võiks panna. Teisel ütles ta, järgne mulle, aga see ütles, luba mul enne minna matma oma isa. Ent tema ütles talle, lase surnuil matta oma surnuid, aga sina mine ja kuuluta Jumala riiki. Aga ka üks teine ütles, issand, ma tahan sulle järgneda, kuid luba mul enne jätta hüvasti nendega, kes mul kodus on. Aga Jeesus ütles, ükski, kes on pannud käe adra külge ja siis vaatab tagasi, ei kõlba Jumala riigile. See on Jumala sõna ja püha evangeelium. Me kuulsime siin just ühest pöördelisest hetkest Jeesuse elus. Siit alates läheb ta tee Jeruusalemma, mis kujuneb talle kannatuste, hukkamise, aga ka ülendamise paigaks. Meile öeldi, et Jeesuse ülesvõtmise päevad olid lähenemas. Tema maine teekond hakkas lõpule jõudma. Kuid see pole häving, vaid olukorra muutus. See ei olnud enam õnnistusrikas palverännak, sest ees ootas ilmne vastasseis Jeruusalemma rikutud usuliste institutsioonidega. Ees ootas kohtumine nendega, kes takistasid inimestel Jumalani jõudmast. Jeesus valib otsetee läbi Samaaria, kuid juudid pidasid seda paganlikuks ja vaenulikuks piirkonnaks. Selle tõttu seda teed tavaliselt välditi, aga Jeesus ei vältinud. Ta saadab isegi käskjalad ette, et ettevalmistusi teha nendes paikades, kus nad pidid puhkama. Kuid neile öeldakse ühe sõnaga, ärge tulge. Meil ei ole nendega, kes Jeruusalemmas palverännakutel käivad, mingit pistmist. Jaakobus ja Johannes, keda hiljem nimetaks ka kõuepoegadeks, teevad ettepaneku. Issand, kas sa tahad, et me käsime tulel taevast alla tulla ja nad ära hävitada? See ettepanek meenutab Eelia ja Paali prohvetite lugu. Jeesus aga pöördub ja sõitleb neid kergesti süttivaid vendi. Ta oli ju tulnud tervendama ja päästma, mitte hävitama. Meenutagu see meilegi, et Jumala riigi kuulutamine saab toimuda vaid armastuse ja alastuse, mitte kättemaksu vaimus. Olgu samas öeldud, et esimesed kristlikud kogudused tekkisid just Samaaria aladel ja see on meilegi õppetund.
mitte kohtu, vaid pika meelega võidetakse maailm issandale. Kuid Jeesuse järgimisel on teisigi raskusi kui vaenulik keskkond. Pärast seda sündmust kohtub Jeesus 3 mehega. Need on õpetlikud kohtumised, sest need näitavad meile Jeesuse järgimisega seotud takistusi ja ettekäändeid ja neid eeldusi, mida me peaksime arvestama. Esimene mees, kellega Jeesus kohtub, ütleb, ma tahan sulle järgneda, kuhu sa iganes läheksid. Aga Jeesus vastab, rebastel on urud ja taevalindudel pesad, aga inimese pojal ei ole, kuhu ta oma pea võiks panna. Tähendab, Jeesuse järgimine polegi nii mugav ja rahulik, kui võiks arvata. See, kes issandat järgib, peab olema, nagu öelda, pidevas liikumises. Tal ei saa olla püsivat elukohta. Niisiis esimeseks komistuskiviks Jeesuse järgimisel võib saada lihtsalt mugavus. Teisel kohtumisel on Jeesus ise see, kes teeb ettepaneku. Järgne mulle. Too mees aga ütleb, luba mul enne minna matma oma isa. Jeesus aga vastab talle väga drastiliselt. Lase surnuid mattuma surnuid, aga sina mine ja kuuluta Jumala riiki. Surnute eest hoolitsemine ei pruugi tingimata matust tähistada. See võib tähendada ka vaimset seotust minevikuga. Vaimselt surnute eest hoolitsemist. Jeesus ütleb siin selgelt, et Jumala riik peaks olema meie elus esikohal. Niivõrd esikohal, et isegi perekondlikud ja mineviku kohustused ei tohiks seda segada. 3. kohtumine sarnaneb esimesega, kus mees soovib Jeesust järgida, kuid küsib samas kohe luba, kas ma võiksin enne jätta hüvasti nendega, kes mul kodus on. Ja Jeesus, see vastus on taas väga resoluutne. Ükski, kes on pannud käe adra külge ja siis vaatab tagasi, ei kõlba Jumala riigile. Selleks, et vagu saaks sirge, peab adraga kündja pilk olema kindlalt ettepoole suunatud. Tagasivaatamine veab usu ja eluvaad üsna kõveraks. Nõnda siis Jeesuse järgimine tähendab vanast lahtilaskmist, liikuvust ja avatust Jumala poolt pakutavale tulevikule. See on õieti nagu selline kutse vabadusele. Meie ei tea, mida need 3 meest lõpuks otsustasid. Kuid küsimus on täna, milline on minu ja sinu vastus Jeesuse kutsele. Palvetagem. Issand, me täname, et sa oled meid kutsunud. Kingi meile oma vaimu läbi otsusekindlust ja liikuvust, julgust ja vabadust kõndida igaviku teel. Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel. Aamen.